avaldame siis seda, mis neil sotsiaalmeedias avaldatud on. Nii et see kohtumine siin Viimsi jalgpallihallis on alanud. Pikk out on sellel kaitsemängijal olemas, nüüd seda ka näeme. Tõsi, veidi lühikeseks jäi, aga sealt tuli pikendus ja sealt tuleb ka lõuk ja teisel katsel saab palli väravasse United ja Andrei Frolov tundub värava autoriks olevat. Frolov siin ühes treeningmängus lõi koguni 2 väravat, aga seal oli mitu Nõmme Unitedi mängijat seal. Aga eest Krasnovile pall pidama ei jäänud. Nüüd paremal äärel Karl Mägi saab palli. Morishige tal vastas, sööt veel karistusalasse, sealt tuleb löök ja tuleb Viimsi 1-1 viigivärav. James Murage 53. minutil lööb seisuks 1-1. Ilus rünnak Viimsilt, kõik algas paremalt äärelt, kaitseliinist pikk sööt ette Mägile ja Mägilt sööt sinna penaltipunkti lähistele ja täiesti üksinda oli Murage. Nii vile on kõlanud. Järvelaid lööb üle müüri, lööb ja millise värava Henri Järvelaid lööb. 2-1 ja Nõmme United taastab oma eduseisu. No see mees oskab karistuslööki lüüa ilusti. Järvelaid seda nurgalööki toimetamas ka ja sealt tuleb kolmas. Tuleb Unitedi kolmas Järvelaidile värava sööt ja värava autoriks keskkaitsja, jaapanlasest keskkaitsja Yosuke Morishige 61. minutil, no kiiresti. No vaatame, eelmisest Unitedi nurgalöökist tuli värav, seekord kõrge kaarega, uuesti sinna värav ette ohtlikult ja neljas 64. minutil Mattias Palts lööb Unitedi 4. Mis see siis oli, 5-6 minutiga on United löönud 3 väravat ja kõik standardolukordadest. Esimene siis karistuslöögist ja järgmised Ovusu. Järvelaide. Senderdus karistusalasse, sealt tuleb ka löök ja lahtise olukorra lööb ära Ovusu. 5. Unitedile 83. minutil ja siin 7 minutit on veel aega minna, jõuab veel lüüa, aga teisel poolel ikkagi United on selgelt läinud oma teed. Võita. Nüüd on see mäng ka lõppenud siin Viimsi jalgpalli ja kergejõustiku hallis. Esimese poole Nõmme United võitis 1-0, aga teisel poolel tahtsime väravaid näha, nägime väravaid ja mängu lõpuks 90 minuti jooksul 6 väravat nägime.